No tervitus kõigile, 7. august, kell on 15:37. Eile kahjuks kalale ei saanud, oli muid asjaajamisi, täna ka pool päeva, aga hinge andnud rahu. Suure tõenäosusega on see täna selle puhkuse viimane kalalkäik ja siis juba edaspidi ainult nädalavahetustel või erandolukordades tulen siia või kuskile mujale. Aga kõik muu on sama, põhjaõng on juba sees, täna teen natukene kombot, alumise konksu otsa panin puhtalt maisi, 12 lipsu ja konksu on ussiga, räimed natukene sulavad, siis läheb jällegi teetpeit rakendus põhja. Ja muud ei olegi, lanti loobin ka ja jälgin, kuidas see põhjaõng käitub, et kui see suurte konksudega hakkab siin jälle tilistama, nii et keegi otsa ei jää, siis äkki panen spinningu kõrvale ja väikeste konksudega rakenduse oksa külge sinna. Vaatame, kas saame veel väikest särge, mis võiks siis äkki haugile paremini mõjuda või siis tuleb äkki mõni üllatus veel kalasid välja. Nüüd on siit tulnud siis särge, ahvenat, harjust, haugi. Nüüd võiks vahelduseks üks jõeforeel ka tulla. Vot nii siis, aga okei, ma hakkan nüüd püüdma. 10 minutit kuskil räimed vast sulavad ja siis läheb see püügile. Aga nii kaua loobin lanti. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii. Räim on põhjas, haugi ootamas. Proovime veel vahepeal lanti. Põhjakat ei ole siiani veel keegi proovinud. Nii, päeva lõpuks keegi siis meil põhjaka otsas. Vist. Oho, mis asi, siis on midagi suuremat. Ahven oli, aga läks minema. Need on nüüd väiksed konksud ja see oli liiga väike selle jaoks. Aga okei, väike ussitükk uuesti otsa ja läheb tagasi. Midagi siis ikka täna liigub, aga väga kesine on see lugu täna. Okei, jätkame. Nii, meil on vist haug külas. Peab proovima. Aga see vist on väike tundub. Rasa märgi otsas. Ja vist isegi mitte kõige väiksem, aga nüüd läks põhjakega risti. Ilus. See on meil tänase päeva ja puhkuse lõppu kotihaug. Rahu. Ära hakka hüppama. Tule koju. Ossa poiss. Nii, käes kah poiss. Nii. See on konksu ilusti kohe sisse võtnud. Jaa, see tahab nüüd jälle näpitsaid saada. Aga kiirelt näitan ära, milline välja ka näeb siis. Nii. Niisugune, oi kurat küll, vabandust. Küll on kange võitleja, aga niisugune suht pontsakas, aga lühikene tundub. Nii, aga mis ma endast piinan? Teeme kähku konksu väljutamise ja mõõtmise. Okei, panen praegu kaamera kinni. Nii, kaalume ta siis ära. Üks 1,545. See on natuke raskem kui eilne, üleeilne ja pikkust on tal siis nii palju kui
pikkust on nii palju kui 50 ja ei ole, 60 jällegi. Eile oli ka, või tähendab üleeile oli ka 60. Nii, 60 siis. Natukene mõtlen, kas ma võtan selle koju või ei võta. 1,5 ja 60. Ma arvan, et see vist läheb isegi mul koju ja fileeks ja külma. Vot selline lugu siis. Aga okei, ma vaatan, kas püüan veel edasi või siis panen asjad kokku ja lähme koju. Okei, ma praegu esialgu jätkan. Sain just haugikotti ja põhjaõnge otsa siin väikeste konksudega vist midagi on tulnud. Ja olemas täitsa midagi. Mis asi see meil on siis? Ahah, väike ahven. Okei, selle võib veel panna päeva lõpus veel haugile. Lihtsalt huvi pärast. Nii. Selline tilluke ahven, siis selle ma panen haugile. Ja päeva lõpuks äkki veel ühe. Aga siis läheb see küll tagasi igastahes. Okei, lähme paneme selle püügile. No nii, panin selle ahvena haugi veel jahtima, aga vaevalt, et sellega tuleb. Proovin veel viimase tunni spinningut ka. Tundub, et ahven on liikvel, äkki mõni suurem võtab lanti. Nii, mul on ahvenast ilma, mul on karvane tunne, et ikka haug vist proovis seda. Sest praktiliselt kohe natuke aega pärast seda, kui ma sisse viskasin korraks, kelluke tilises. Aga ma arvasin, et äkki ahven ise siputab. Nüüd hakkasin välja kerima. Sest elus ahven peaks ikka seda otsa kuigi palju vibrama panema, aga ja nägin küll, et ahven on veel otsas, aga kalda eest tuli ära. Kuigi ta oli ilusti konksu otsas, nii et suure tõenäosusega ikka haug vist seda proovis juba. Aga see on nii-öelda oletus ainult. Nii, keegi on jälle põhjaka otsas meil. Vist oleme olemas täitsa. Vaatame, kes seekord on. Ahah, see on natuke kobedam. Harjus jälle. Oppa, kui ilus harjus. Assa poiss. Kahju, et neid koju ei tohi viia. Oih, tuli ära ka. Edasi. Nii. Selline ilus harjus siis. See ajab mingit usse välja. Nii, aga teeme sellest kiire pildi ka mälestuseks, et ainult videosse ei jääks. Läks. Sorry, et nii kaua piinasin. Nii, mis asja ta meil võttis siis? Ussid läinud kõik otsast. Panen veel tagasi korra. Nii, meil on keegi jälle põhjaka otsas. Lähme vaatame, kes see on. See saputab nii kõvasti, et kelluka lendas minema. Midagi ilusat jälle. Ahven. See on juba kobedam ahven. Nii, vaatan, võib-olla panen selle isegi sumpa, tuleb täna veel, saab veel haugule lisaks ahvenapraadi. Okei, jätkame.
No nii, asjad koos ja aitab tänaseks küll. Ma nüüd ei teagi, kas see jääb selle puhkuse viimaseks kalalkäiguks või saan ja viitsin ma veel pühapäeva varahommikul äkki tulla. Elame-näeme. Aga nüüd, kui päev lühidalt kokku võtta, siis oli täitsa okei. Deadbaitiga ehk siis surnud räimega põhjast 1,5-kilone hauk, 60 sentimeetrit pikk. Põhjakaga üks väiksem ahven, üks keskmine ahven ja üks ilus harjus. Need läksid siis põhimõtteliselt kõik tagasi. Väiksemad ahvenad küll katsetasin konksu otsas, aga nüüd ei teagi, kas haug natukene rappis seda tuli ära või pääses ise minema, igastahes välja kerides ta ära mul tuli. Aga selle suurema ahvena lasin tagasi, ei ole mõtet seda üksikut koju viia ja harjus ka loomulikult tagasi, kuna seda lihtsalt ei tohi koju viia. Aga väga hea teada, et siin harjust liigub, seega jõgi vist on puhas ja vesi on puhas, nii et see on väga positiivne. Vot sellised lood siis, aga sulle jällegi aitäh, et vaatasid. Kui sa kanalit veel tellinud ei ole, siis oleks tore, kui seda teeksid. Pane ikka videole kas pöial üles, pöial alla, kirjuta kommentaar, aga tule ikka tagasi ja näeme järgmine kord. Tšau!